Ma soovin meile armu ja rahu Jeesuse Kristuse nimel. Mul on muidugi vananenud tunnistused, aga ma usun, et kedagi see kindlasti kõnetab. Mul on siin on kuulda olnud nii varvastest kui seljanärvist kui torudest ja minul on ühest mutrist. See on mitte nüüd kevadel, vaid möödunud kevadel oli rehvi vahetamise aeg ja mu mees hakkas päeva ajal neid rehve vahetama. Aga ma ei tea, mis vahele tuli ja ta võttis kätte ja ütles, et ei, et ma praegu ei tee seda. Aga kuna me kuskil poole aasta jooksul viime taarat ära, meil on keldris suur kast, siis mõtlesin, et lähme ja viime selle taara ära. Läksime siis, sõitsime ära, viisime ära, tuli õhtu juba ja mees ütles, et ma lähen vahetan ikkagi need rehvid ära. Oli kevade aeg, oli suur puhastus teedel ja sellest ajast oli möödus 5 tundi, kui me käisime. Ja mingil ajal mees tuleb, ütleb, et täitsa jama. Et temal on seal rehvidelt see salamutter peal ja see abinõu, millega seda lahti keerata, see jäi ratta peale. Ja muidugi meie käisime, juba sõitsime ligi 8 kilomeetrit selle autoga ja hoovi otsisime läbi, ei ole. Mina ei osanud ka muud, kui panin oma autole hääled sisse ja palusin, et issand, näita mulle seda mutrit. Ise samas mõtlesin, et meil Tähetorni tänavast Konsumisse on sõita, et ehk ma näen, et see särab mul kuskilt tee veerest, seal on suur riba veel, ühesõnaga see ümmargune asi võis veereda kus tahes. Aga siis mõtlesin, et oma sees, et kindlasti võib-olla on seal platsi peal, kus me taara ära andsime, et ma näengi seda mutrit. Läksin usus välja. Sõitsin, jälgisin tee äärt ja tee servasid ja seal voolus ei saa nii väga jälgida. Sõidan sinna taarapunkti juurde, vaatan, plats on kõik tühi. Mõtlesin, et siis tuli esimene niisugune tagasilöök kätte. Et ma nägin, kuidas on mitte võimalik leida tee äärest ühte mutrit, mis on autosõidu pealt võib-olla seal veerend ei tea kuhu. Ja keerasin sealt platsilt siis tagasi kodu poole, Akadeemia Konsumi eest, et keeran vasakule Tähetorni tänava poole ja seal ristmikul on 3 suunas liiklus. Tähendab, üks vool läheb 3 suunas, üks otse ja siis mõlemad keeravad ära. Mina keeran ristmikule, minu ees on üks auto ja ühesõnaga punane tuli tuli ette. Ma jään pidama, seisan ja ma ei teadnud, mida ma tegelikult otsin, sest ma ei teadnud, mis asi see välja näeb, see asi üldse. Ja vaatan oma auto eest, täpselt minu vaate väljas on 2 eelmise auto vahel üks mutter. Ja see on huvitav, et ma teadsin kohe, et see on see sama mutter. Ma hüppasin autost välja ja läksin, võtsin selle ära kõrvalt. Autost vaatasid imelikult, et korjab tänava pealt prügid. Aga mul oli nii suur rõõm sees, et ma olin ise juba selle usu nagu kaotanud, et jah, läks. Et suur rõõm tuli jälle sisse ja läksin koju ja muidugi mees juba tegi ettevalmistusi, et ratta neid lahti puurida, seal on mingi kõva sulamiga ja värk. Ja ta ütles, leidsid või? Mõtlesin, jah. Ja teate, Jumalaga on koos tegelikult hea käia, sellepärast, et see on kasulik ka. Mees kinkis mulle 200 eurot selle leiu eest. Ja ma sain ühe täiesti siira musi. Täiesti. Ma tegin ettevalmistust ka, ma võtsin selle mutri, selle kadunud poja kaasa. See on selline, see on ümmargune, see veereb, kui see, et
ma ei tea, kas pani tinglid selle sinna või ootas see seal, sest see on kummaline, et kui sa ka pöörad ja selline ümmargune asi võiks veereda kus tahes. Aga ma tänan Jumalat, et ta on ustav ka siis, kui meie lõpuni ei usu teda. Või tähendab, see on inimlikult uskmatu asi, et otsida ühte mutikat heinakuhjast või ühte nõela heinakuhjast. Ja tänu Jumalale.